Minu nimi on Aleksandr Tubin. Minu nimi on Jarmo Kangro. Märkasin kell 5:30. Ma ärkasin mingisugune ka kell 6. Pidin 10-ks jõudma juba kohale sõitma. Ise pidin jõudma 12-ks, kuna sõitsin teises treeninggrupis. Jõudsime õigeks ajaks kohale täpselt. Me oleme vist esimesed, kes sisse said. Me läksime kuskil garaaži uksest sisse ja teised ootsid jälle ukse taga nagu. Nägime juba parki ja tundus väga awesome. Mulle juba esimesel päeval veits meeldis, ma sõitsin seda suuremat osa rohkem, aga nagu kuna sõitjaid oli nii palju, siis kõiki liine nagu ei saanud sõita ja siis mõningaid liine nagu ei osanud vaadatagi või näha. Teisel päeval tuli järjest rohkem liine, kolmandal päeval võistluse ajal tulid veel mingid mõtted nagu, aga siis ei jõudnud enne kõike läbi proovida. Ja siis kui nüüd hiljem ruutit vaadates, nagu siis vaatad üldse, et miks ma seda ei proovinud või miks ma seda ei proovinud. Just nagu need hirmufaktorid ka selliste... Enne võistlust ei tahtnud nagu panna seda värki, et kukud kahjuks katki ennast. See nii-öelda safe tunne ka samal ajal, kui tekib peale, et siis parem mitte riskida oma nii-öelda punkti tasemega. Minu nii-öelda laupäevane sõit läks selles suhtes veidik nihu, et alguses hakkas üli hästi, aga siis ma jäi üks teine sõitja mulle veidikene nagu ette, siis ma ootasin ära, et ta oma trikki ära teeks ja siis ma mõtlesin, et ma lähen ja siis ta astus mulle täpselt niimoodi ette, et ma põrkasin temaga nagu täiega kokku. Kuigi mulle meeldis see rulapark session 2015 aasta oma kõige rohkem. See oli nagu kujundus oli lihtsalt nii palju laine, mida algul isegi näinud. Nagu kõiki võimalusi oli eriti palju. Arvestades eelmisi aastaid, siis kõige parem ja see ongi tegelikult väga hea, kui juubeli aastaks tuleb ta nagu super hea. Endalgi oli niimoodi, et proovisid ikka suuremaid asju alguses kätte saada, kuna Sümposess on selline võistlus, mis nagu nõuabki just nende suurtemate eeride ja asjade sõitmist, et pigem harjusime kõigepealt nendega ära ja siis teine treeningpäev oli juba veidi lihtsam, aga rahvastel tõesti nii palju, et ei saanudki risti-rästi oma stiili nagu parki sõita, et ongi see, et enne võistlust ongi niisugune väike ärevus sees, et sa pigem kasutadki standardkuju ära, kui hakkad midagi leiutama, kuna tegelikult sellises skatepargis see leiutamine võtab ka ikka omajagu aega, et pigem peaks nagu pargiga harjuma. Välismaalased sõitsid ka seda parki esimest korda, aga neil on lihtsalt mastaapides nagu pargi suurused sarnasemad kui meil. Sest kui meil keskmises pargis, näiteks välipargis kvarteri kõrgus on mingi, ma ei tea, 1,6 meetrit. Et see on nagu kõige suurem, siis seal oli juba Rainbow kvarter oli kõrgem kui meil välikas kõige suurem kvarter on praegu. Tõsi. Treeningpäevad said läbi, ikka tahad suhelda inimestega ja lähed veidikeseks peole ka. Lähed olla fans on või? Mi? Реально. Но скрай понял, этот он делает свой. Давай, идем sinna. looking
ma ikkagi treeningpäevadel ma ka nagu iseendale nagu panin paikagi selle, et sass, et ära hakka midagi leiutama, võta need konkreetsed liinid, mis sa juba treeningpäevadel ära harjutasid ja sõidagi neid, et tead kindlalt, et sa saad edasi ja noh, tuligi välja, ei hakanud midagi üle pingutama. Ainult eestlane finaalis 2015 aastal. Finaalis, kui sa pead sõitma üksinda minut aega seda skateparki, siis sa pead kindlalt teadma ikka, mis liinid sul on, et sujuvalt seda skateparki läbida niimoodi, et sa kasutad ka enamjaolt tervet skateparki ja no väga hea koha selles suhtes ma nagu finaali kohta ei saanud, kuigi kui vaadata overalli pealt, siis noh, ainukese eestlasena sain finaali ja esimene kord, kui eestlane sai finaali, et see on tegelikult väga hea nii-öelda ajaloo kokkuvõte, et juubeli aastal ikka noh, midagi head ka juhtub eestlastega. Eesti teised sõitjad sõitsid ka ikkagi väga hästi. Hea oli, et neid sai ikkagi rohkem sõita kui muidu. Henri Räim, et see sein ei olnud üldsegi nalja asi. Ma filmisin seda GoPro'ga niimoodi, et mina vaatasin seda ääre pealt alla nagu eriti ettevaatlik, et suht kühedaks võttev sein oli. Palju ta oli, umbes 3,5–4 meetrit kõrge vasta oli, et see on suhteliselt hull asi, mida lihtsalt niisama proovida. Oli veel näiteks Juku mõnusalt üllatas, et kui ta treeningpäeval ütleme vist ei proovinudki trepist alla, kui isti seal, kui ta proovis, tuli selle kohese ära. Jah, see oli üllatav. Tim Prosorov. Jah, Tim Prosorov. Oli ka päris siuke sotsialiseeruv teiste sõitjatega ja tundis ennast vabalt. Aga sõidu ajal vähemalt ise kommenteeris, et ta seda suuremat parki ikkagi väga ei tiinud. Sõitis ka seda tehnilisemalt poolt, mis oli seal üleval. Kristjan Eier sõitiski treeningpäevadel ainult seda ülemist väikest osa, aga kvalifikatsiooni sõidu ajal ta võttis käsile ja proovis ka suuremat skateparki.
täitsa kena nädalavahetus oli meil. Ei kurda mitte midagi, kõik oli positiivne. Natukene väsinud muidugi olid peale seda nädalavahetust. Jaa, see oli täiega kurnav. Et jah, aga ei noh, taastume ikka. Ja sõidame edasi ruladega, mis meil ikka muud üle jääb. We'll see you guys at the party tonight. Aitäh kõigile, teeme oleks suured palun. Ei saa vist rääkima hakata. Üks naine helistab mulle. Võõras.